Frisbeest teadsin ma siiamaani nii palju, et see on üks tore asi, mida saab sõpradega rannaliival lennutada. Täna leiame aga Tõnni ja tema sõpradega frisbeele hoopis suurema tähenduse. Ultimate Frisbee leiutasid hipiajastu koidikul 1967. aastal New Jersey keskkooliõpilased Jared Kaas ja tema sõber, tänaseks maailmakuulus märulifilmide produtsent Joel Silver. Ketta lennutamine on USA's nii populaarne, et lombi taga tegutseb 2 profiliigat ja üle 5 miljoni harrastaja. Eestis on need näitajad tunduvalt tagasihoidlikumad. Meil on 100 aktiivset frisbeemängijat ja 2 klubi, üks Tallinnas ja teine Tartus. Ultimate Frisbee on selline meeskonnamäng lendava taldrikuga. Et kui siin võrrelda discgolfiga, mis on ka siin populaarne viimasel ajal olnud, siis discgolfis sa mängid üksi, üritad olla täpne, teha häid viskeid. Ultimate Frisbee on rohkem sarnane jalgpalli ja Ameerika jalgpalli, käsipalliga. Seal tuleb joosta, sööta ketast oma meeskonnakaaslastele ja teha punkte. Ultimate'i põhireeglid on, et sa pead oma meeskonnakaaslaste vahel söötma lendavat taldrikut. Maha seda ei tohi pillata ja see tuleb toimetada siis värava alasse, mis on nende kollaste koonustega meil märgitud. Joosta ei tohi kettaga, see on võib-olla kõige tähtsam. Muidu võid joosta palju tahad, aga kui saad ketta kätte, siis pead seisma jääma ja otsid söötu, kuhu visata. Ameerika jalgpall, ma ei saa midagi. Andke andeks, algaja. Sina võid mängima. Mina pean mängima. Siin antakse kõik vead andeks. Okay. Füüsiline kontakt ei ole ka põhimõtteliselt lubatud. Ehk siis segada vastaseid saad niimoodi kätega vehkides, et üritad takistada, aga ka ei tohi lüüa vastu ketast, kui see on näiteks käes. Reeglite osas veel, kui ketas kukub maha või vastane saab selle söödu vahet lõigata, siis hakkab teine võistkond ründama. Klassikalises Ultimate'is kohtunikke pole. See on mängu eripära. Kohtunikke kasutavad vaid USA profiliigad. Mujal toimub mäng niinimetatud Spirit of the Game'i ehk ausa mängu põhimõtte järgi. See tähendab, et vastasmängijaid austatakse, tuntakse täpselt reegleid ja lepitakse vea olukorras kokku, kes on süüdi ja mis saab edasi. Aga võistlustel antakse ka eraldi punkte tegelikult ausa mängu eest. Ja need võistkonnad, kes on nagu madalaid punkte saanud, et nad üritavad reegleid väänata enda kasuks, näiteks palju füüsilist kontakti on, neid ei kutsuta võistlusele enam. Frisbee lennutamine minu jaoks ei ole, ütleme niimoodi, kõige kergem tegevus. Kas siin on mingisugused võtted ka, kuidas panna see lendama nii, nagu sa täpselt soovid? Selleks, et see lendav taldrik läheks sinna, kus sa tahad, kulub nagu päris palju harjutamist. Et öeldakse, et sa pead tegema mingi 10 000 viset, et siis hakkab ketas lendama nii, nagu tahad. Aga muidugi on ka kindlad asjad, mida tuleb nagu silmas pidada, et esiteks, kuidas hoida taldrikut pöial peal, näpud all. Hea on, kui on nagu üks jalg ees, tuleb panna palju vinti kettasse sisse. Öeldakse, et see liigutus peaks olema umbes nagu käterätikuga teed seda laksu. Nii, päris okei. Lisaks sellele tavalisele tagantkäeviskele on ka veel teine vise, on eestkäevise, mida kasutatakse päris palju. Et seda tehakse nii, et pannakse näpud nagu püstol ja siis paned näpud seal serva alla ja pöidlas ja peale. Jäi kätte. Nii. Mul on püüdmisega suuremad oskused. No põhimõte oli õige nagu, päris hea. Kas sul ei tundu, et siis on tegemist väga leebe spordialaga, et need, kes tahavad tõsist sporti teha, et nemad ütlevad, et mis spordiala see ka on? Leebe spordiala see kindlasti ei ole, et kui siin vaadata näiteks USA liigat,
kus on professionaalsed mängijad. Seal on suured tugevad mehed, kes näiteks hüppavad üle teise mehe niimoodi, et ketast püüda. Või siis üks asi, mis kõigil Ultimate'i mängijatel tundub jube äge, on see, kui sa hüppad maapinnaga horisontaalselt, et püüda ketast kinni. See oli punkt. Pange tähele. 1-0. Tartu juhib. Selline tamp on peal, nagu oleks jalgpalliväljakul. Kõik tundub palju äkilisem. Minul on keel vesti peal, ma annan varsti otsad. Kas sinul on oma Ultimate Frisbee iidolid ka, no nagu mõnel on Ronaldo ja Messi jalgpallis näiteks? Ultimate Frisbee sihuke superstaar on üks mees olemas küll, keda enamus mängijad teavad, on Brodie Smith, kes on palju teinud siukseid YouTube'i trikivideoid, visanud kuskilt kaugelt silla pealt ketta niimoodi, et all paadi pealt teine mees hüppab ja püüab selle kinni või korvpalliplatsi näiteks teisest otsast viskab ketta korvi, et see on päris äge. Oi! Praktiliselt on kops koos. Stalling 1, 2. Väga hea. Ütlen ausalt, Ultimate Frisbee on väga mõnus spordiala, korralik rahmeldamine. Soovitan kõigil järele proovida.